Tere tulemast tagasi vaatama podcast videosaadet siin Delfi meedias, mille fookuses on Eesti kaitsetööstusettevõtted ja tänase saate luubialune teema on Eesti kaitsetööstusettevõtted Ukrainas. Ja stuudios on kaks meest, kes gurmaanide seast tutvustamist ei vaja. Mõlemaid on aastate jooksul pärjatud erinevate tiitlitega. Üks on 2022. aasta kaitsetööstusettevõtte ja teine 2023. aasta kaitsetööstusettevõtte, aga nüüd siis täpsemalt Jaanus Tamm, TevSec Inteli asutaja ja juht, Eesti Kaitsetööstusliidu nõukogu liige ja Arno Vaik, Triot Systemsi juht, Eesti Kaitsetööstusnõukogu liige samamoodi. Tere tulemast! Tere! Tervist! Inimestele, kes on jälginud kaitsetööstuse ja Eesti kaitsetööstuse arenguid ja uudiseid, siis tõepoolest ei TevSec Intel ega Triot Systems, see mida te teete, suurt tutvustamist ei vaja, aga väga paljud inimesed, kes ka seda Delfi saadet vaatavad, tõenäoliselt peavad ikkagi küsima, mida te nüüd ikkagi nagu siis toodate ja teete. Alustame 2022. aasta ettevõttest Triot Systemsist. Jah, Triot Systems oli algselt, me ise ka defineerisime ennast kui drooniettevõtte, aga mingisugusel hetkel me saime aru, et me oleme olulisemalt laiema pinnaga juba ettevõtte, rohkem selline kaitsetehnoloogia ettevõtte, et sinna droonidele või lendavatele vahendite lisaks me teeme ju ka oma kaamerasüsteeme, mida me pakume ka teiste droonitootjatele. Ehk siis müüme ka alamsüsteeme ja siis on meil ka veel eraldi tööstusharu või ütleme siis tootmisharu on meil ka katapuldid, et teised droonid, mis vajavad algkiirendust, saavad ka selle meie käest kätte. Ja me oleme teinud ka tegelikult mehitamata lennundusse mõningaid projekte sellised, meil on selline special engineering project, nagu meie nimetame, et eri inseneeringu lahendused, mida me teeme ka. See on nüüd hästi lühikene kiire kokkuvõte, et inimestel, kes seda kuulasid või seada mulje, droonid. No droone teevad ju paljud ettevõtted, Trioti Systemsi droonid ei ole siiski väga tavalised, et mille poolest need siis erinevad, ma mõtlen just need, mis lendavad kõrgemal kui tavalised, millega noorest tehnikust lapsed lendavad. Jah, võib-olla tavakasutajale või tavainimesele on droon on selline multirootor, selline 4 propelleriga, selline pisikene põrnikas, kes teeb kõva häält ja hõljub kuskil pea kohal, et meie tehtud droonid on siis sellised ikkagi lennuki moodi venevad ka välja, et tal on tiiva ulatus on 5 meetrit ja tal on ka need propellerid, millega õhku tõusevad, on sarnased nagu multirootoril, aga see eelis on siis see, et kui see multirootor õhus püsimiseks vajab 4 mootori tööd, siis kui seal on ka tiib ka veel juures ja siis veomootor seda veab, siis see vajab palju vähem energiat õhus püsimiseks, et selline multirootori tavaline õhus püsimise aeg on võib-olla 30-40 minutit, siis meie suudame selle tiiva abil püsida õhus 3-4 tundi vahest isegi. Ja kui kõrgel? Võib lennata kuni 4,5 kilomeetri kõrgusele merepinnast, kuigi jah, praktilisel kaalutlustel sinna nii kõrgele pole vaja ronida, sest juba mõnesaja meetri kõrguselt on meie droon vaikne ja peaaegu nähtamatu, et selline tavaline lennukõrgus nüüd operatsiooni ajal on kuskil 500 kuni 1500 meetrit. Ja mis selle drooni pealt siis näeb, mis ta selline eesmärk on? Droonil on peal siis päevakaamera ja öökaamera, et on võimalik siis näha asju. On päris võimekad kaamerad seal peal ja mitte ainult näha, vaid ka määrata nende asjade asukohta. See on võib-olla isegi veel olulisem, et meil on sellised täpsed seadmed seal peal, mis suudavad selle punkti, kuhu see suunatud on, koordinaadid väga täpselt öelda. Mina oskan Triot Systemsi lugu rääkida võib-olla läbi ühe loo, mis võib-olla Eesti inimestelegi on tuttav koroona ajast, kui Põhja-Eesti regionaalhaigla vist teiega ühe põneva pilootprojekti tegi, kus oli Hiiumaalt vaja ära tuua testid. Jah, me tõime neid koroonaproove Hiiumaalt ära. Siis, kui oli saar suletud ja manner suletud ja inimesed väga liikuda ei saanud, mis oli ju väga efektne katse. Kas kuskil tsiviilelus veel? Ma tean, et kunagi üks riigiasutus tahtis osta Trioti drooni selleks, et paljastada ebaseaduslikku prügimajandust, kuidas seda on kihiti laotud valesti, ebaseaduslikult ja nii edasi. Ma ei tea, on kuskil tsiviilelus näha Trioti drooni? Jah, on ikka, ütleme tsiviilelu, mis on tsiviilelu, ütleme kommertskasutust päris otseselt võib-olla ei ole, aga tsiviilelu, piirivalve, politsei on ju ka tsiviilelu tegelikult, et kõik, mis puudutab julgeolekut ja turvalisust, et see prügiladustamine on ju ka osa tegelikult turvalisusest ja keskkonnast, et ka seal saab kasutada ja oleme ka käinud hülgeid loendamas. Ägev. Palju teil töötajaid, kus toimetate? Tänaseks on kuskil 170 töötajat, täpselt arvu ei oskagi öelda, see muutub iga nädal kindlasti, vahest ka igapäevaselt, et kasvame
oleme nüüd laiendanud ka, alguses olime ühes asukohas, nüüd on teine koht juures, et saaks rohkem toota ja kolmas asukoht on ka kaalumisel, et ei mahu sinna algsesse majja enam päris hästi ära. Miks see nii on, sellest natuke aja pärast. Vahepeal räägime Defsec Intelist. Millega tegeleb Defsec Intel, mis on teinud teist 2023. aasta kaitsetööstusettevõtte? Defsec Intel tegeleb seiresüsteemidega ja siis counter UAS või droonitõrje lahendustega. Ja kõik meie lahendused ja tooted sisaldavad tarkvara, riistvara ja metalli. Ja tarkvara see on täiesti meie enda oma. See on siis see viis, kuidas otsustajad saavad AI abil teha otsusteid, saavad kontrollida süsteeme ja saavad ka juhtida süsteeme. Riistvara, tänapäeval ostad nii palju, kui kuskilt saab ja metalli ja muud disaini me teeme kõik ise samamoodi. Ja meil on tänast tegelikult 4 põhitoodet, lisaks oma tarkvarale. Üks on siis mobiilne seire platvorm, kust lendavad välja multirootortroonid, mis on mõeldud siis näiteks rohelise piiri valvamiseks, need kohe jõuavad Eesti piirile ka. PPA ostis nad eelmine aasta. Siis on meil sõidukite peale paigaldatavad seire- ja sensorsüsteemid, mis on valdavalt kasutatakse siis luurele, nii piiri peal kui sõjaväel. Seda kasutab ka näiteks Ukrainas sõjaväeluure erinevateks missioonideks. Ja siis kolmas süsteem on meil AirShield, mis on siis droonitõrje lahendus ja me oleme siis üks väheseid maailmas, kes siis suudab droone avastada 4-kihiliselt, siis radarkaamera, nii-öelda side ja akustiline ja siis neid ka alla tuua või neid mõjutada, et me saame kasutada näiteks Eestis tuntud firma Ranteloni jammereid või siis näiteks Ukraina firmade jammereid, aga lisaks sellele meil on ka välja arendatud omaenda väike multirootor interceptor droon, mis siis on võimeline lendama pahade droonide pihta. Ja siis on meil ühe Saksa firmaga koostöö, kus on suuremad multirootorid, mis viskavad võrkusid, võrgutavad droone ja selle läbi saab siis tuua droonid ka maismaale või ütleme maapinnale tagasi. Ja 4. lahendus, mis meil on kõige uuem, mis me oleme arendanud just nimelt ranniku ja mere nagu turvalisuseks, mereseireks, on meil koostöös Eesti Baltic Workboatsiga, kus me siis teeme mehitamata laevu. Nii-öelda multimission, mitmemissioonilised laevad, mida siis saab valvata kuskil näiteks mõnda lahesoppi või mingisugust patrullida mingisugust laeva, mis võib-olla ei tohi kuskil olla, kus ta on või saata mõnda laeva, et vaadata, et ta pahandust ei tee või siis näiteks jälgida, kas kriitilise infraga vee all on kõik korras või mitte. Selle keskmise juurde tulen kohe tagasi, ütlen ära nii palju, et me nendest veedroonidest räägime veel ühes hilisemas saates, aga kuidas see nüüd siis käib? Vaenlase droonid tõusevad õhku ja siis ühel hetkel keegi läheb ja lihtsalt ütleb, et nüüd on aeg alla tulla ja nad lihtsalt kukuvad alla. No mitte päris, aga vaenlase droonid tavaliselt lendavad mingi eesmärgiga. Et kas kuskil on mingisugune väga väärtuslik baas või mingisugune väga väärtuslik elektrijaam või mingi seade, mida need droonid tahaksid siis hävitada või selle kohta infot koguda. Ja siis meie radarisüsteemid kõigepealt avastavad siis selle, ütleme 5 või kaugema kilomeetri pealt. Ja siis kaamerasüsteemiga me oleme võimelised siis klassifitseerima, et mis tüüpi droon see on, et või äkki oli hoopis kurg, mis lendab väga drooni moodi või nagu triaadi lennuki moodi kurg, et siis ei ole lennuk, siis ei ole vaja nii-öelda alla tuua. Ja siis vajadusel saab siis veel kontrollida raadioside abil, et mis tüüpi droon see on ja mõnel juhul ka akustilisi sensorid kasutada. Ja nüüd selle peale saab operaator otsustada, et mida ta teeb. Et kas ta jammib seda, et ta mõjutab seda siis electronic warfare'i tüüpi süsteemidega või siis ta saadab selle pihta teise drooni. Ja see teine droon saadab selle pihta. Meie droonid ei sisalda laskemoona ega lõhkainet. Ja neid siis juhitakse siis vastavalt sinna, kus see paha halb droon tuleb või teeb. Ja tsiviiljuhul, kus ei taha, et tükid inimestele pähe kukuvad, siis selle jaoks me oleme oma Saksa koostööpartneriga arendanud siis välja sellise drooni, kus võrk visatakse peale, siis nagu toidukorvist tood selle maa peale tagasi. No Ukrainasse jõuame, aga veel kord ka Eestis, ka siis sealt Saksamaalt. Et kasutatakse juba ka muudel julgeolekulistel kaalutlustel, piiridel või ka tsiviilelus neid teie toodanguid?
meie toodanguid on praegu Eesti piiril Euroopas ja on ka veel sellistes riikides nagu Albaania, Moldova ja Saksamaa. Saksamaal kasutatakse ka just neid droonitõrje vastu, et Saksamaal on erinevad baasid, erinevad kriitilise infrastruktuuri kohad, mille ümber või lähedal lendavad kahtsed droonid ja neil on siis vaja just nimelt mobiilset võimekust, et meie lahendused on valdavalt mobiilsed, ehk me alati paneme oma lahendused mingisuguse sõiduki peale, on siis treiler või buss või džiip ja siis selle abil saab teda väga kiiresti viia ühest kohast teise ja saab teda väga kiiresti tööle panna. Loomulikult tehnoloogiliselt neid saab ka panna konteineri või mingi kasti sisse ja maja katusele kui vaja. Ja TEFSEC Intel on nüüd kasvanud kui suureks ettevõtteks? Meil on täna Eestis 100 inimest, meil on Ukrainas, ma arvan umbes 35. Seal on ka need tuleb-läheb vastavalt nii, kuidas on vaja ja vastavalt nii, kuidas nad rindele lähevad. Ja siis on meil veel inimesed ka Saksamaal. Et võib-olla kokku kuskil niimoodi 140. Pluss siis igasugused allhanked, kes meile ka tööd teevad veel Eestis ja mujal. Vägev. Läheme selle juurde, nagu ütleb tänase saate või osa pealkiri on Eesti kaitsetööstus Ukrainas, et kui üleüldiselt räägitakse, et eestlased on seal kohal, eestlased seal toimetavad, nimetatakse, et seal on 10 Eesti ettevõtet, päris täpselt pole kunagi keegi öelnud, küll aga mainitakse just teie 2 ettevõtet väga selgelt, alati julgetakse esile tõsta, mis tõttu nüüd teie enda valik, kui palju räägite. See on loomulikult oluline, et ühtegi sõjasaladust ei lekiks. Mis aastast te siis olete Ukrainas? Millega te seal alustasite ja kuhu te tänaseks jõudnud olete? Mina olen tegelikult Ukrainas olnud väga kaua. Ma juba oma eelmiste kaitsetööstusfirmadega olin seal võib-olla aastast 2009. Et ma olen erinevate tehnoloogiatega neid aidanud päris pikalt ja me olime tegelikult seal ka enne täiemahulise sõja algust. Et meil oli üks mastitootja seal, kellega me tegime koostööd juba enne täiemahulise sõja algust. Aga nüüd sõja jooksul meie avasime seal oma tehase kontori hooldusjaama siis põhimõtteliselt aprillis 2023 ja see põhjus, miks me tegime seda, oli see, et me vaatasime, et muidu me ei suuda tegelikult väärtust pakkuda lõppkasutajale. Et see tempo, millega seal on vaja kohaneda ja muuta oma lahendusi selleks, et nad oleks kasutatavad kogu aeg, et seda ei saanud teha niimoodi, et sa tõlgid ja siis sa räägid ja siis see telefonimäng läheb nii hulluks ja nii palju läheb tõlkes kaduma ja nii pikaks lähevad arendustsüklid, et see ei ole enam võimalik nagu lõppkasutajal kasutada. Ja teine asi on see, et ega eestlased ei saa ka igale poole baasi sisse, et seal on ka turvakaalutlused, et nagu ikka ka Ukrainas on Ukraina riigi saladused ja kui sa lähed kuskile baasi või lähed rindele, et siis päris suvalist tüüpi igale poole lasta ja ukrainlasele on lihtsam neid lube ka saada seal. Teie tooted on reaalselt rindel? Ja meie tooted on, ütleme siis, meil on osad süsteemid, meil on päris rindel, need, mis me on džippide peal, need need luure kaamerasüsteemid ja sensorsüsteemid, et need on päris sellises kohas, kus ka tulistatakse. Meil on tunduholduses autosid, mille pealt on näha, et nad on pihta saanud ja nad on seal, on päris kohtades, kus nad näevad, kus siis nad jälitavad teatud tüüpi lendavaid objekte või maa peal olevaid objekte ja on ka meie sõidukite lähedal igast asjad plahvatanud ja on ka meie treileri baasil olevaid süsteeme nii FPV droonidega kui ka tankidega õhku lastud, nii et igast asju on juhtunud ja see näitab, et neid kasutatakse seal, kus neid vaja on. Saame õigesti aru, et see sõda on ikkagi toonud TEFSEC Intelile nii palju tegemist juurde, et te olete viinud lausa oma tehase sinna ja te laiendate seda. Jah, üks meie tehastest, tegelikult see tehas on rohkem nagu selline hooldustehas, et me maste tootsime enne Ukrainas või meile toodeti, aga sõja ajal me siis otsustasime, et me hakkame ise tootma seal, ja meil on seal ka metalli lõikamismasinad, igast niisugused asjad. Meie tehas on seal tegelikult Kiievi ümbruses, et me ei ole nagu väga kaugele rindest läinud, et meil on niisugused asjad, mis mille puhul, kui midagi uuendades, me sõidame kuskile või meie tiim sõidab siis sealt ja siis remondib või parandab või hooldab või upgrade ib. Aga just nüüd esimestel kuudel, kui meie süsteemi hakati kasutama, esimesed süsteemid läks meil 22 sügisel, et siis me nägime, et
see kohanemistempo lihtsalt on selline, et seda ei tee kuidagi nagu kaugelt Eestist ära. Triot Systems, mis aastast Ukrainas? Trioti tooted on ka olnud Ukrainas juba enne selle täiemahulise sõja algust, et ma arvan, see oli 2019 äkki, kui esimesed lennuvahendid sinna läksid. Et kui seal Donbassis tulisemaks läks, siis saadeti sinna ju teatavasti OSCE missioon jälgima, siis mis seal toimub ja OSCE oli meie esimene klient Ukrainas, kes siis kasutas meie lennuvahendit siis selle olukorra jälgimiseks, et mis seal siis päriselt nagu toimub. Ja jah, kui see sõda nüüd aktiivsemalt pihta hakkas, täiemahuline sõda pihta hakkas, siis meie tooted olid juba tuntud ja siis sealt see nõudlus sealt kohe hakati küsima seda meie lennukit ka, et esimesel aastal me tegime väljaõppeid Eestis ja ka järgmisest aastast alates juba viisime selle väljaõppekeskuse ja hoolduskeskuse Ukrainasse, et seal koha peal kiiremini reageerida. Kindlasti nendel pilootidel on ka lihtsam seda treeningut saada koha peal, mitte nagu siia tulla. See Eestisse või riigist väljaminek oli nendel sõjaväelastel keeruline igasuguste lubade ja asjadega nagu seotud, et oli küll mugavam on siin Eestis teha meie jaoks, aga klient tahtis, et oleks lähemal see väljaõpe, et pluss hooldus ka samamoodi. Mitu Trioti raudlindu siis praegu Ukraina vabadust kaitseb? No number on 3-kohaneline kindlasti, täpset arvu isegi ei oska peast öelda, aga selge on see, et me saame mõlema teie puhul öelda, et teie enda tooted siinsamas Eesti meeste, Eesti naiste poolt loodud, ehitatud tooted päriselt päästavad iga päev inimeste elusid. Absoluutselt. Ja. Selleks nad mõeldud on ja elude pigem päästmiseks ja kaitsemiseks. Ja me oleme ikkagi kaitsetööstus, mitte sõjatööstus. Meie funktsioon on inimesi kaitsta, ellu jääda, aidata seda rahu ikkagi luua ja hoida. Vahest küll jah, on see meetodid natuke teistsugused, aga ikkagi eesmärk on kaitsta. Triotiga seoses üks legend, mille osas nüüd ongi hea sulle võimalus kas kinnitada või ümber lükata, pikalt oli jutt sellest, et ühtegi Trioti drooni, seda väga kõrgele lendavat drooni, ei ole suudetud alla tuua. Küll on üks koos kuuliaukudega maandunud ja on tänaseni kasutuses. Palju selles nüüd tõtt on? Jah, see suurem osa sellest tõest pärineb sellest päris nagu sõjaeelsest ajast, et tõepoolest meie klient OSCE, mida ma mainisin, ütles, et neil oli kasutusel väga erinevad tüüpi droonid ja see meie lennuvahend oli tõepoolest ainukene, mida nad kogu selle perioodi jooksul ei kaotanud. Et seal ikka teisi vahendeid nende elektroonilise sõjapidamisvahendidega võeti alla ja ei kadunuks ka. Aga meie droon on algusest peale olnud disainitud ja arendatud militaarkeskkonnas kasutamiseks, et seal oli neil kasutusel ka selliseid tsiviilotstarbelisi droone, millel neid igasuguseid kaitsesüsteeme ei olnud nagu peal, et selle tõttu nad võib-olla ka neid kaotasid. Aga jah, tõepoolest klient väga kiitis seda ja meil oli väga rõõm kuulda seda, et nii oli. Muidugi sõja ajal on natukene aktiivsema sõja ajal on nagu teistmoodi, seal ikkagi on ta selline kulumaterjal ja tõepoolest vastab tõele, et on kuuliaukudega neid maandunud, et elas üle selle kuuliaugu ka, et haavatud droon tuli ka õiges kohas maha. Aga neid on ikka kaduma läinud, me täpselt arvu ei tea, aga see on sõda ja see on kulumaterjal. Ja see on ka teatud mõttes võimalus, et oma toodet järjest paremaks ja paremaks arendada, midagi pole teha. Paremaks arendada ja selles mõttes see on ka loomulik, et neid vahendeid nagu hävib, et ta ju selles mõttes mehitamata lennuvahend on ju mõeldud välja selleks, et inimest ei peaks saatma sinna olukorda, kus teda ei pandaks sinna selle tule alla ja et ei peaks riskima, et selles mõttes et kasutajad riskivadki pigem selle lennukiga, lendavad kaugele, kus nad teavad, et see oht on neil pihta saada, aga nad toovad selle informatsiooni ikkagi ära, nii et see, et üks lennuvahend alla kukub ja alla lastakse, see on täiesti normaalne osa sellest, see ongi kaitse, see meie inimene, kes sellega opereerib, tema on kaitstud, tema on eemal ja ta saadab seal lennuki sinna ohuolukorda, nii et see lennuki alla tulemine ei ole katastroof, see on osa sellest taktikast ja osa sellest sõjamängust. Me ju kuuleme Ukraina uudiseid ja need jõuavad siia Eestis kahjuks jätkuvalt väga kurvad. Kas ma nüüd saan õigesti aru, et teie mõlema ettevõtte tehnoloogiad on need, mis üritavad võimalikult palju säästa seda, et inimesed peaksid nii-öelda jala minema relvaga rindele. Ehk et seda kõike tehaksegi kaugseirega, kõrgtehnoloogiaga ära, saadetakse tänu sellele välja õiget mürsud õigetesse kohtadesse, õiget droonid õigetesse kohtadesse või võetakse ära need, mis tulevad meie omasid tapma? Jah, sa oled täpselt aru saanud asjast ja väga õigesti kirjeldasid seda, et milleks nad loodud on. Kui palju, kui te nüüd mõlemad mõtlete selle aja peale, et mis ajast te Ukrainas olete, kui palju on sõda teie tooteid arendanud, teie toote sortimenti arendanud?
no algusest peale ikka. meie ettevõte sai alguse tegelikult sellest treileri baasil olevast mobiilsest tornist siis. Ja ta oli mõeldud ju tegelikult alguses piiri valvamiseks ja pigem kogu see visioon oli see, et me niisuguse AI otsustustoega mobiilne seire tornid koos droonidega, et see lahendab kogu Euroopa migratsiooniprobleemi ära, kuna me paneme igale poole, näiteks me teame, kus keegi on ja siis, kes on teretulnud see lukkuma siia, kes ei ole, siis see läheb tagasi. Aga tegelikult me pidime hoopis seda kohandama siis Ukrainas täiemuse sõja jaoks. Ja seal on natuke teised asjad. Seda kasutatakse natsa teistmoodi. Seda kasutatakse väga palju teisid, et see keskkond, kus ta opereerib, on teistsugune, seal on väga palju side jammimist, sa pead väga kiiresti selle püsti panema, kokku panema, rinne võib muutuda, sul võivad olla seal kollaborandid, kes tahavad seda puruks lasta, pead peitma seda hoopis teistmoodi kui piiri peal, seepärast, et vaenlasel on ka lennukid, millega nad tulevad ja näevad, kus nad asuvad, et me oleme pidanud tegelikult oma toodet väga-väga palju mingite väikeste asjadega edasi arendama, et me ei ole nagu päris uut trailerit teinud või nagu täitsa uut moodi seda, aga näiteks alguses ei olnud vaja meie traileritel näiteks droonide avastamise süsteemi, sest kui sa piiri peal oled, siis ei ole oht. Seal tegelikult sa pead kaitsma ka seda süsteemi ennast, et teada, et nüüd on mingid droonid, ohtlikud droonid sinu selle positsiooni ümber. Siis näiteks Kaimani süsteem meil areneski välja üldse Ukraina lõppkasutajad tagaside baasid. Nad ütlesid, kuulge, et äkki saaks teha sellest masinast sellise masina, et meil oleks palju suurem väärtus sellele. Ja siis me oleme nii-öelda neid samu sensorite pakette seal laiendanud ja pannud neid igasuguste erinevate sõidukite peale. Kõik sellepärast, et kuidas neile see paremini ja rohkem väärtust looks. Et loomulikult see on hästi suur surve meie arendustiimil olnud. Nad on imelist tööd teinud, väga häid asju arendanud, aga tohutu kiirusega. Et siin ei ole võimalik, et võtame 2 aastat ja siis vaikselt paneme midagi kokku, et siin on ikkagi niimoodi, et kuule, et järgmine versioon 6 kuu pärast võiks olla juba täiesti uut tüüpi ja sellega ei ole väga paljud tegelikult harjunud. Euroopas ammugi mitte, aga isegi Eestis, kus me olime väga agiilsed tarkvaraarendajad. Ja tegelikult see Airshield, mis on droonitõrjesüsteem, see tuli täpselt samamoodi välja, et kliendid küsisid, lõppkasutaja küsis seal, et äkki saaks panna kas traileri või selle džiibi peale siis niisugust droonitõrje ja avastamise võimekust. Ja siis me tegelikult jõudsime järeldusele, et selleks on natuke suuremaid platvorme, natuke suuremaid radareid, ta on natuke teistsugune, aga igal pool saab meie seda nii-öelda AI abiga otsustamist tarkvara ära kasutada ja niimoodi me siis arendasime selle Airshieldi välja. Ja tegelikult seda me alles hakkasime tarnima Ukrainas eelmise aasta lõpus. Et kõik muid süsteeme me oleme kümneid ja kümneid tarninud ja seda kasutatakse igal pool väga aktiivselt, aga nii-öelda see droonitõrje on tegelikult alles uus asi. Et selle arendamine võttis, aga me tegime sellel aasta. Alla aasta tegime täitsa uue tooted, põhimõtteliselt 3 aasta 3 toodet. Ma arvan, teil on umbes samasugune tempo seal. Jah, meie puhul ka, et kuigi see droon oli juba algselt mõeldud militaarkeskkonnas opereerimiseks, siis meie see näiteks koolitusprogramm nägi ette 2 nädalat lennukoolitust ja siis 1 päev oli see ilma GPS-ita tingimustes lendamine, ja see oli erandolukord nii-öelda. Tegelikult Ukrainas on erandolukord, on pigem see, kui on GPS olemas, nii et me pidime selle niimoodi mõtteviisi väga muutma kardinaalselt juba esimestel kuudel, ja selle 3 aasta jooksul me oleme neid igasuguseid funktsioone täiendavaid, mismoodi siis selle raadioside puudumist ja kuidas seda GPS-i puudumist kompenseerida, erinevaid täiendusi teinud. Ma arvan, et iga mingisuguse kvartali või pool aasta tagant tuleb sinna mingisugune uus täiendus, mingisugune funktsioon jälle juurde, mingisugune võimekus, et keegi teie mõlema ettevõttest päriselt on kogu aeg Ukrainas, jälgib kogu seda sõda igapäevaselt tehnikat, mis tuleb tagasi, et teha neid modifikatsioone? Me tahaks kommenteerida seda. See on okei. Aga meil on olemas Ukrainas enda tiim, on nii-öelda ukrainlased, kes on meie nii-öelda Ukraina firmas, kes teevad selle igapäevaselt tööd ja meil on inimesed Eestis ka, kes siis nii-öelda toetavad neid, olles seal või olles siin. Jah, meil on ka oma hoolduskeskus ja meil on oma inimene seal ja kohalik meeskond ja kõik, kes siis seda suhtlevad kasutajatega, monitoorivad seda olukorda, kui seal mingisugust uut mõtteid jagavad ja vahendavad meile seda igapäevaselt.
räägime nüüd sellest keskkonnast laiemalt, et me siin räägime, et kaks Eesti ettevõtted arenevad, kasvavad, päästavad Euroopa vabadust, Ukraina vabadust, aitavad alistada vaenlast. Aga kuidas see on õnnestunud olukorras, kus ega teised Euroopa riigid, teised kaitsetööstused, ma usun, et ka täna ju pingutavad väga kõvasti. Mis seal üldse toimub? Just selles referentsipõllul, kui palju ettevõtteid on seal tegelikult üle maailma kohal? Seal on ikkagi väga palju, aga ma arvan, et mis nagu hästi Eesti firmasid ja meid kindlasti kahte ka eristab, on see, et meie tooted olid tegelikult varem olemas ja me olime kohe valmis sinna minema. Me olime kohe valmis sinna ise füüsiliselt kohale minema, sest väga paljud tooted, mis on Ukrainas proven või kasutusel, on tegelikult mingi abi korras saadetud, konteineri täis, istuvad laos kuskil, võib-olla ükskord võeti välja, ei tuntud korralikku koolitust tegema, ei saadetud upgrade ega midagi, sest väga paljudel lääne firmadel alguses kindlasti, aga paljudel on siiani veel arusaamine, et nad ei saa aru üldse, mis seal toimub. Ja nad on nagu vanades dogmades kinni, et mis mõttes jammimine ja kõik need asjad, et ei ole võimalik, et iga 2 nädala tagant sagedused muutuvad ja et kuidas nad kogu aeg siis seda jammivad ja nii edasi ja nii edasi. Ja seetõttu ma arvan, see on üks Eesti firmade asju trump olnud, et me oleme kohe algusest peale sinna läinud ja me oleme valmis olnud agiilselt täienevad, et nüüd tulevad mõned üksikud lääne firmad, seal teevad oma tehaseid või asju, et hakkavad midagi seal kokku panema, aga me oleme juba seal 2 aastat tagasi olnud või isegi veel rohkem. Ja meil on oma inimesed seal ja me suhtleme nendega ukraina keeles ja räägime ja meie inimesed käivad rindel vajadusel parandamas asju. Ma mõtlen, meie Ukraina tiimiliikmed, mitte eestlased. Et see ongi asju ühtepidi väga eristab ja teine on muidugi meie tooted, et me teemegi uusi asju, et meil ei lähe sinna vanade asjadega, mingit vanat tanki või mingisugust vanat masinat viima kohale, vaid me teeme uut tüüpi lennukeid, uut tüüpi tarkvara, uut tüüpi seiret, uut tüüpi mehitamata masinaid, et me teeme uut tüüpi asju, seetõttu meil on paremad võimalused seal nagu löögile saada ja nii-öelda väärtust tuua. Jah, kindlasti see kohaleminek oli märgilise tähtsusega, et alguses, kui seda pihta hakkas, siis oli pigem see nõudlus nagu väga tuntavalt seal olemas, pigem nagu tõmmati need meie tooted, me ei jõudnud ära toota, meil ei olnud seda võimekust nagu nii suurt, aga üsna peatselt sai selgeks, et see kohapeal olemine ja see olukord nagu muutus, et nad said oma esimesed vajadused kätte ja siis läheks see asi natukene teistpidiseks. Muidugi jah, neid igasuguseid testijaid on seal palju olnud, et kes kõik tahaksid nüüd testida oma tooteid nagu seal, eks on niisugune 2 otsaga nagu asiga, et tegelikult on hea, kui on ikkagi selline küpstoode nagu olemas, et see ühest küljest on natukene niisugune võimalus testida oma asju, aga küüniliselt võttes ei saa ju lasta inimestel nagu testida asju, neil on vaja ikkagi lahendusi, mis nagu töötavad, et need lahendusi, mis töötavad, on kindlasti paremad ja hea, et need seal on. Ukrainlased ise ka on öelnud, et nad on väga hea meelega valmis asju nagu proovima ja katsetama, aga mitte nagu testima. Selles mõttes, et sinna peab ikkagi minema valmis asjaga, mis toimib, kas või MVP tasemel, minimum viable product tasemel ja ta peaks ikkagi niimoodi olema, et kui sa näiteks drooni leiutad, et siis kui ta saad lendada, et alla ei kukku, sest juhe oli valesti kokku pandud või midagi sellist. Ja sa pead olema valmis seal olema pikka aega. Ja sest nemad annavad sulle väärtuslikku tagasisidet, ütlevad, et kuule, muuda see asi ära, vaata, me oleme seda teinud, vaata nii. Ja nüüd nemad panustasid sinna võib-olla nädal aega, võib-olla mitu päeva tulid suga koos kuskile katsetamisele, kuskile polügoonile. Ja siis sa nüüd, nad eeldavad, et sa nüüd ka panustad, mitte sa ei kao ära 4-5 kuuks kuskile Eestisse või Prantsusmaale mingit oma asja arendamist tuleb tagasi, kui olukord on juba muutunud. Et sa oledki seal samas kohe, teedki 3 päeva pärast mingi lahenduse, tuled tagasi. Et see on see, mida nad väärtustavad ja see on see, mida meie oleme Eesti firmadena saanud teha seda, et kui me lähme sinna mingi asjaga, siis meil on oma tiim seal, me oleme kohe valmis seda kohendama, mitte niimoodi, et andke meile 6 kuud aega ja siis me vaatame, kuidas me nagu edasi. See on loomulikult meeletutu koormus meie tiimidele nii Eestis kui Ukrainas, aga see on ainuke viis, kuidas sa saad aidata ja vaenlasele vastu. Aga jah, sa küsisid, miks Eesti ettevõtted on head, et see on ka mõnes meie õnnetus on see, et meil sellist nagu siseturgu või kohalikku tarbimist nagu peaaegu nagu ei olegi tegelikult. Meie kaitsevägi on selline väike ja suurt nõudlust ei ole ja kui arvestada, kui palju raha ja aega läheb ühe militaartoote väljatöötamise peale, siis Eesti vajadused mitte iialgi ei suuda nagu katta ära nagu neid kulusid, mis me nagu teeme selle jaoks. Et sellepärast Eesti kaitsetööstuse edukad ettevõtted on orienteerunud alati välisturgudele
ja väga tihedale konkurentsile, et ükskõik, mida siin Eestis juba tehakse, kui siin juba Eestis keegi midagi teinud on ja see kuskil turul on saanud, siis see peab olema väga hea, sellepärast et selliseid tavamasstooteid meil ei ole, et võib-olla mingites muudes riikides on võimalik ka lihtsamate tava igapäevaste toodetega mingisugust mahtu teha ja müüa seda, aga meil ei ole seda võimalust, kui me midagi juba teeme, me peame tegema kordades paremini kui teised, olema väga silmapaistvad, pingutama rohkem ja see on ka selle edu toonud, et ühtpidi jah, tahaks võib-olla, et oleks seda siseturgu ja nagu mõni tehing tuleks nagu lihtsamalt, aga see, et me oleme nii karmides konkurentsitingimustes nagu karastunud, see on selle edu toonud tegelikult ettevõtetele. Küllap see lahendus, mida te pakute, on ka siis unikaalne ikkagi. Tõstke nüüd no ta peab olema, eks muidugi, et meie Eestis toodetavad lahendused on unikaalsete omadustega. Ei saa öelda, et kõik lahendused oleks nagu täiesti unikaalsed, et keegi varem üks asja pole välja mõelnud, aga meie siin tehes neid asju Eestis ja näiteks saades ka Ukrainast kogemust, me teame, mis on need omadused, millega on võimalik eristuda selliselt, et sa ei ole mitte 5% parem oma lähimast konkurendist, vaid sa pakud täiesti uut tüüpi võimekust siis nii-öelda ka lõppkasutajatele Euroopas või isegi mujal maailmas, et Te olete mõlemad Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu nõukogu liikmed. Me oleme rääkinud praegu teie positsioonidest Ukrainas. Nagu saate alguses ütlesime, tegelikult on Ukrainas toimetamas, nagu öeldakse, 10 ettevõtet. Keda veel üldse nimetada tohib? Semetronist on räägitud ja tema välihaiglatest. Milremist on räägitud. Palju veel üldse öelda tohib, kes seal Ukrainas on meie omadest? No kindlasti, mis meediast on läbi käinud sellised võib-olla nimed nagu Kratworks, nendel on mingid lennukid, mida seal kasutatakse. Väga näiteks Rantelon kindlasti. Meie oleme ka kasutanud tegelikult oma toodetes mitmete Eesti startupide nagu prototüüpe, et andnud neile võimaluse, et nad saaksid integreerida ja tulla siis nii-öelda karastuda seal rindel või sõjas. Ja siis meie jaoks on põhimõtteliselt olnud kõige olulisem see, et te pead tulema ise kohale, ise oma toodet nii-öelda siis kliendile tutvustama, koolitama ja siis toetama ja tagasisidet andma, et kui kliendid seda annavad. Ja ma peaks tunnistama, et ega kõik ei ole sellest alati aru saanud. Et see on ikkagi hoopis teine maailma startupidel on muidugi alati vähe raha ja vähe ressurssi on ju. Ja siis kui sa pead valima, et kas teha seda Eestis või Ukrainas õhueirajal, et siis võib-olla kõik ei taha Ukrainas seda teha, aga jah, ma arvan, et võib-olla on 10 kokku neid firmasid, kes seal on, aga paljud on ka niimoodi, et nad ongi kellegi teise süsteemi nagu osa. Et on, meie oleme vähemalt 5 firmat, vähemalt 5 startupi kasutanud. Lisaks ka me kasutasime Kratworksi droone alguses, et me oleme võib-olla 7 kokku nagu nii-öelda aidanud nagu siis Ukraina sinna nii-öelda rindele, olles osa meie enda toodetest ja süsteemidest, et kui meil on valida olnud, et kas me võtame nii-öelda kuskilt Lääne-Euroopast mingi komponendi tootja või Eesti oma, siis me oleme alati eelistanud Eesti oma, või siis Ukraina oma, sest ukrainlased on veel kogenumad oma süsteemidega ja nende lahendustega, et me oleme alati vaadanud nagu seda pidi, et võimalikult palju Eesti kaitsetööstust toetada ja kuna meie väga palju asju nagu ka integreerime, et te teete lennukit on ju, et see natuke nii-öelda detailsemad komponendid, aga meil on ka väga palju sellist võimekust, mida me saame lisada oma enda süsteemidele juurde, et näiteks me oleme kasutanud Ranteloni droonide avastamist ja Ranteloni jammereid meie mõnedes süsteemides. Ja Rantelonist me rääkisime ka eelmises saates pikemalt ka nende pikast ajaloost juba Malis ja Afganistanis. Jaanus, su sellest mõttest, mis sa ka ütlesid, Kaitsetööstusliidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi ütles siinsamas saates, et kes täna Ukrainas ei ole, see ikkagi nagu tõenäoliselt järgmine 5 aasta jooksul oma toodangut müüa ei saa. Sa pead seal olema, sa pead seal toimetama. Jah, sul on vaja seda, see on ainuke koht, kus sa täna saad Combat Proven sildi külge. Selles mõttes, et kas su tooret on kasutatud nagu päris olukorras, et mitte õppustel või siis kuskil, ma ei tea, näiteks terroriste vastu võrreldes Malis on ju, et need on täiesti erinevad tüüpi situatsioonid ja kui sul ei ole toodet, mida saab täna Ukrainas kasutada, mis tähendab seda, et ei ole piisavalt küps veel ja sul on vaja saada päris elu kogemust. Et ega kõik need tooted, mida sa kasutatakse, kõik saavad tagasi, et kõike tuleb kohendada. Isegi need kõige vingemad Ameerika raketid on ju, siis need on kõik konfitavad ja tänapäeval saab tarkvaraga väga palju asju konfida. Selle saate salvestamise ajaks on juba läbi Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Kaitsetööstus
Liidu ühisäridelegatsiooni visiit Kiievisse. 30 Eesti kaitsetööstusettevõtted käisid Kiievis, teie mõlema ettevõtted sealhulgas. Kui palju, alustame sellest, kui palju selliseid äridelegatsioone täna seal samamoodi käivad oma asju näitamas? Iga nädal. Iga nädal. See on Eesti jaoks on see teist aastat järjest, eks ju, selline riiklik äridelegatsioon. 30 ettevõtet, mis seal siis toimus? Sul on, Jaanus, isiklik kogemus? Jah, ma just hiljuti ise ka naansisin sealt, et kuidas tavaliselt käib, on niimoodi, et tulevad siis lõppkasutajate esindajad ja neile saab siis erinevad üksused Ukrainas ja nendele saab siis tutvustada, ühel päeval saab siis tutvustada nii-öelda klassiruumis nii-öelda matchmakingu eventi raames firma, mis on tooted, millised partnerid otsitakse, kas on mingi vajadus midagi tulla katsetama, kas on midagi, mida neil on vaja. Ja siis teisel päeval on võimalik siis näiteks võtta kohvrist oma seadmeid välja või siis katsetada neid kuskil põllu peal. Et seekord oli ka täpselt samasugune siis formaat ja selle käigus siis tegelikult luuaksegi need hästi väärtuslikud kontaktid, et nii-öelda Ukraina pool siis saab aru ja teab, et need firmad, kes siia on tulnud ja välja valitud, et nad on tõsiseltvõetavad ettevõtted, riik ikkagi ütleb, et palun kaaluge nende lahendusi ja selle tulemusena võtab ka Ukraina poolse tõsisemalt, et nad tulevad ikkagi vaatavad, et päris asjad, et ei ole päris hackathon ja firmad on nii-öelda läbi valgustatud enne ja sealt pealt siis saab luua selliseid kontakte, millest võib kujuneda välja see, et näiteks Ukraina lõppkasutaja soovib midagi osta ise või siis esitada taotlus mingitele doonorriikidele rahastamiseks või midagi sellist. Et see tavaliselt käib umbes sellise formaadiga ja ukrainlased väga hindavad, nagu iga klient, et nende juurde tullakse kohale ja et nendega otse tegeletakse ja mida tihedamini kliendiga suhelda, mida tihedamini Ukrainas käia, mida rohkem oma tooted sinna ise kohale viia ka ette, ilma et me nagu väga palju Lääne-Euroopas mõtteviis, et kõigepealt ostke ja siis me näitame teile, et kui sa ise hästi palju teed, et siis on suurem tõenäosus ka, et sa tegelikult saad lõpuks selle tellimuse ja minna rindele päris elu proovima. Ja see turg on päris suur seal, et riik on suur, sõjavägi on suur, koosneb erinevatest üksustest, et vahepeal tundub küll, et me oleme juba kõikidele rääkinud ja korduvalt käinud ja kõik juba teavad seda, aga ikkagi on neid, kes võib-olla ei tea, inimesed vahetuvad, et nende visiitide käigus ka me oleme vahest mõelnud, mis me seal ikka näitame, et me juba kasutuse näitame, aga tood välja ja jällegi tuleb keegi, kes tegelikult ei teadnud sinu toodet, et see toob juurde seda teadvust selle sinu toodete kohta ja nähtavust ja usaldusväärsust ka kindlasti, et sa oled rohkem seal, et see on vajalik selles mõttes see äritegevuse koha pealt, ja küll seal käib sõda, aga äri allub ikka ärireeglitel ikkagi, käi koha peal, näita, tutvusta, näitad, sa oled huvitatud, kuigi seal see nõudlus on suur olemas, aga sellegipoolest see müügiprotsess kui selline ei ärine sõjaaegsest ja rahuaegsest omavahel küll mitte kuidagi. Mõni Delfi mitte nii teadlik kuulaja võib nüüd arvata, et gentlemanid, millest te räägite, et kuskil räägitakse, et ukrainlastel ei ole relvid ja siin räägite, et on iga nädal mingid inimesed käivad, näitavad kogu aeg, mida kõiki nad maailmas loonud on. Et siis on ju kõik hästi ju. Neil on maailmal absoluutne tipptehnoloogia kasutada. See on nagu pooleldi õigus, pooleldi tõde, see ongi väga palju ägedaid asju on maailmas tehtud. Aga see kvantiteet, mis seal vajalik on, see kogus. Ukrainlased toodavad see aasta 4 miljonit multirotordrooni, PFP-drooni. Me kuutis 3000 tükki päevas. Need on sellist kogused, et me lihtsalt ei suuda aduda seda. Ja nüüd kõik need ägedad tehnoloogiad, mida Lääne-Euroopast või ka mujalt maailmast ja ka Eesti omad lähevad kohale seda tutvustama, et siis päris kiiresti, kuhu me põrkume, on nagu see, et kui meil seda vaja on, et seda on jube suures koguses vaja. Et ega te ehitate ka uusi tehaseid sellepärast, et kui keegi ostab 10 lennukit, ostetakse 100 lennukeid. Keegi ei taha nagu 5 UGV-d, tahetakse 500 UGV-d, et keegi ei taha seal ainult 2000 drooni, FPV-d tahavad 200 000 drooni. Et need kogused on lihtsalt hästi suured ja see jääb väga palju selle taha. Et ega täna ju ei ole probleem selles, et ei ole tehaseid või et ei ole nagu seda suurtükimürsku, seda lihtsalt ei ole piisavalt palju. Ja see on see probleem, mis seal on ja teine põhjus on muidugi see, et
et ukrainlased tahavad ka rohkem asju nagu konsolideerida, et sul on sõda päris keeruline pidada enda riiki kaitsta, kui sul on, ma ei tea, 5000 erinevat süsteemi, mida sa pead koolitama ja hooldama ja kõike seda, et nad tahaks ka teha, et võimalikult oleks sarnased, võimalikult rohkem ühte tüüpi asju, mitte nagu rohkem erinevaid asju. Jah, ka siin on see muidugi ka see rahaline aspekt tuleb juurde, et raha on ka siiski piiratud, et kõik käivad nagu näitamas, aga ikkagi eelarve on ikkagi väga piiratud, riikide toetused on nagu nad on, me kindlasti ei toeta nagu piisavalt, et see vajab väga palju ressurssi tegelikult, et sellepärast jah, kõik need tooted on seal esindatud, kõik on võimalik nagu saada ja ühest jah, mingites toodetes on küll see tootmismahud on ka piiratud tegelikult ja materjalid on mingites aspektides piiratud, aga kindlasti on ka piiratud ka rahaline ressurss, et mida ma tegelikult saan, kõik on vaja ja kõik on palju vaja ja kõigele raha ei jätku alati. Ja eks teine aspekt on see konkurents ka, kui kõik on seal, siis on vaja ikkagi valida välja nendest võib-olla 3 või 5 või 10 hulgast see nii-öelda parim ja sobivam, et mis siis nagu tegelikult nagu töötab, et eks seal on seda need start-up'e ja bluffi ja mitte töötavaid lahendusi käiakse ju ka seal näitamas ikka tegelikult, et see on teine valik on siis see, et mis siis nagu töötab, et võib-olla suure erisusena välja tuua, et jah, esimesel aastal võib-olla võeti kõike sinna, ma arvan, et keegi midagi pakkus, sest sinna nagu läks, aga täna on ikkagi, ollakse oluliselt nagu nõudlikumad, tahetakse, et tuleks juba koha peale, demonstreeriksid seda, mida alguses ei olnud niimoodi, et nüüd on ikkagi vaja demonstreerida ja demonstreerida ka lahinguolukorras tegelikult ei piisa enam, et see kuskil polügoonil nagu töötab, et tahetakse viia need tooted rindele ja alles siis teha neid otsuseid, et jah, et me tahame, sest et neid, nagu Jaanus juba mainis, et neid asju, mis on sinna kohale toodud ja annetustele antud, et mingisuguses ladudes nagu seisavad, et seda ressurssi on ka raisatud nagu selle koha pealt, et mitte kasulikke, mitte töötavaid asju on sinna viidud ja suurtes kogustes, millega ei ole nagu midagi peale hakata, et eks kui sul on näiteks oma droon ja sa tahad seal katsetada nendega, et siis selleks sul on vaja minna kohale ja sa pead seal lendama polügoonil, kus sind kogu aeg jammitakse. Tehakse kõik neid sama asju, mida rindel tehakse. Ja siis sa pead nii-öelda õnnestuma. Ja kui sa ebaõnnestud, siis nad on suga nõus kaasa mõtlema. Et miks sa ebaõnnestusid? Et näed, ma ei tea, mingi aeg, me muutsime siin midagi, näed, teie ahahvad, tehke siit seda paremaks. Ja kui sa nüüd ei tee seda paremaks, siis ongi su võimalus läinud. Kui sa juhtus niimoodi, et su nii-öelda polügooni katsetus ei õnnestunud, aga et seal on, nad on hästi nagu praktilised, et sul on vaja oma riiki kaitsta ja kui sa nii-öelda pead sõda, kaitsed oma riiki, siis sa ehku peale ei saa minna. Nad ikkagi väga põhjalikult katsetavad asju, proovivad, nad on valmis uusi asju teha, aga kui sul on midagi, et me oleme 5% paremad või 10% kiiremad, et see ei ole see argument enam, millega nagu, et sa pead ikkagi väga, pead midagi teistmoodi tegema, midagi kavalamalt mingit uut võimet looma, midagi kombineerima. No uuest võimest rääkides, on sealt kuskilt paista mingit uut imerelva, mis tooks kuidagi meie poolele selle edu? Kui sa üldse vaatad seda sõda täna, siis mis on tegelikult juba sõjapidamist väga palju muutunud, ongi droonid. Esiteks luuredroonid, näiteks mida Treot teeb, need on täna põhimõtteliselt kogu aeg mõlemal poolel, kõik on näha. See on juba esimene asi, mis on täiesti muutnud sõjapidamist. Vanasti oli see võimalik ainult põhimõtteliselt Ameerikal ja võib-olla ühel firmal veel, või mõnel riigil veel on ju. Et nagu näha kõik, mis vaenlase juures toimub, täna põhimõtteliselt saad seda suhteliselt odavalt teha. Ja teine asi on need nii-öelda FPV-droonid, on siis see kaabliga või ilma, aga põhimõtteliselt sul rindest 10 kilti mõlemalt poolt kogu aeg käib nagu andmine. Ja sa saad kõik need nii-öelda, et see on väga palju muutnud sõjapidamist, et kuidas sa nagu siis muudad, ta ei ole selles mõttes imerelved, ainult FPV-droonidega sõda veel võita ei saa, aga ta on väga palju muutnud, et vaenlasel on palju raskem edeneda ja siis saavutada edu maal. Ja lisaks ma arvan, mis on veel tulnud, on see, et on tohutu suur infokogum. Andmeid on tohutu palju, neid on vaja kiiresti analüüsida. Ja andmed suure tõenäosusega muutuvad täiesti kasutuks hetkel, kui sa oled nad ära kogunud ja ära otsustanud. Et sa kogud nagu terabaiti viisi andmeid, teed otsuse ja siis on ta põhimõtteliselt sul rohkem midagi teha. Ehk et luure infoanalüüs on jah, kiire, aga samas sa ju teed seda selleks, et nagu vaenlase mustrit lõhkuda, nii-öelda panna tegema seda, mida sa tahad, et tema teeks, mitte see, mida tema ise tahab teha ja selleks on vaja tänapäeval väga suures kogus andmeid, et sul on vaja tohutu suures koguses droonivideosid läbi vaadata, maismaa infot koguda, sensori infot on ju ja siis sa teed mingi otsuse ja siis põhimõtteliselt kõik need terabaidid on
on järgmine ports, mis tuleb peale. Jah. Aga eks selle imerelvaga on ka, et ne ju mõlemad pooled ju arendavad ja vaatavad ka, mida teine pool teeb, et nii keegi midagi avastab, ega see info kuskile nagu teadmatuks ei jää tegelikult, et see edu võib olla väga lühike, et loomulikult, et otsitakse tehnoloogias seda edu, aga teine pool saab selle info kätte ja toob ka kohe mingisuguse vastumeetme nagu sellele, nii et eks siin võib-olla see loomulikult tehnoloogiaid ja relvi tuleb nagu parandada, eks see võib-olla see rahva motivatsioon ja toetus ja see mass ja kvantiteet ja see on see, mis selle võidu või edu peaks nagu tooma mingisugusel hetkel. Ma arvan, et see rahva motivatsioon ja see on nagu kõige tähtsam selle juures, et nad ei tunne ennast, et üksi on üks jäänud, et nad võitleksid oma kodumaa eest, et eeldatavasti vastasel võib-olla on seal juhtkonnas on see suur motivatsioon, aga võib-olla selle tavainimesele sõduril, kes ei võitle nii väga oma kodumaa kaitsmise eest, et võib-olla see on see trump, mis võiks Ukrainal olla, tegelikult Ukraina rahvas võiks olla see imerelv, kes selle võidu kokku toob, mitte niivõrd tehnoloogia. Tehnoloogiast ainult ei piisa. Sul on vaja, et nii-öelda kodu toetab sind, et inimesed, kes parasjagu ei ole rindel, et nad on moraalselt abiks ja toes ja loomulikult on ukrainlastel väga oluline, et meie, Eesti või Euroopa toetame nii moraalselt sõnadega, aga loomulikult ka rahastuse ja jõuga, et saadame sinna oma tooteid ja tehnoloogiaid. Jah, et sõnumid ja hoiakud, kõik, mis tulevad kogu see psühholoogia poole, et see rahvas psühholoogiliselt ei murduks, see on väga oluline, et tehnoloogia on tehnoloogia, see tuleb ja läheb, aga kui inimene läheb ja see motivatsioon ära kaob, siis seda on ilmselt taastada peaaegu võimatult. Naiivne selline pealtvaataja jutt ütleb ju, et enne selle 2022. aasta veebruari usuti, et ega sellist klassikalist sõda ju ei tule, ei saa tulla ju. Me elame küberriigis, inimesed sõidavad Marsil, et küllap see toimub nii, et elektrijaam pannakse kinni, inimesed pannakse kuidagi nagu sundviskesse ja siis me peame alla andma. Läks ikkagi nagu vastupidi, osalt sõditakse moel nagu esimeses teises maailmasõjas, kuigi see esimestel kuudel, kui suur kolonn hakkas Kiievi peale liikuma, räägiti palju imerelvast nimega Bayraktar, türklaste siis suur ründedroon, eks ju. Kus ta kadus? Ta jäi selle vastase elektroonilise sõjapidamise ohvriks nagu ilmselt, et sel hetkel... Ja ei arenenud edasi? Eks ta kuskil seal võib-olla nurgatagustest teda arendatakse ka ja ta võib veel tagasi tulla või et ta on jah, natukene nii palju temast pole kuuldud kui täna, aga see nii nagu ma enne ka ütlesin, et leitakse, tuleb relv, leitakse ka vastumürk sellele, vastumürgil omaga vastumürk, see on selline võidujooks natukene, üks sammu natukene eest, teine järgi, kordamööda selline uute lahenduste ja võimaluste otsimine. Bayraktari puhul on esile tõstetud selle arendaja julgeoleku küsimusi ja mäletan ka ühte Kaitseliidu üritust, kus üks Eesti drooniarendaja rääkis oma kogemustest Ukrainas ja ütles ka, et ega midagi pole teha, et vaenlane ei maga ka nende arendajate ja kaitsetööstuse ettevõtete osas, kes arvavad, et toimetavad vaenlase tagalas väikses Eestis. Kuidas teie julgeolek on? Tunnete ennast hästi või peate ka selle pärast muretsema, et teil on ka oma luureüksused nii-öelda, kes valvavad selle eest, et teie tehases ei toimuks tööstusspionaaži, vale silm ei näeks, mida te teete, ei toimuks sabotaaži, ei toimuks midagi, mis seda kõike, mis tagab Euroopa vabaduse rikuks? No eks meil on omad meetmed selleks ja eks me toetume ka väga palju riigile. Et me oleme selles mõttes sellist tüüpi sektor, kus riigiga koostöö on väga oluline ja eks me siis räägime vastavate asutustega Eestis ja siis vastavalt käitume. Ega muretsemine ei aita, tuleb tegutseda, lihtsalt ei julgelt nagu tegutseda, et kõik võib juhtuda, et see võid ju tänaval auto alla ka jääda ja selle asemel siis ei saa ju koju jääda, kui see risk on nagu olemas, et see risk on kindlasti olemas, seda ei saa kuidagi alahinnata või tähelepanuta jätta, aga muretsemine ja millegi tegemata jätmine sellepärast, et see oht on olemas, see on nagu kõige viimane asi, mida tasub teha. Eks meil tuleb võtta oma tegevuse tehes need riskid arvesse ja teha ikkagi need tähtsad olulised ära. Sest ka Eesti ja Euroopa vabadus on jätkuvalt tähtis, mille osas ju Ukrainast lähtuvalt on võit seda suurem, kui hästi Eesti kaitsetööstusettevõtetel täna Ukrainas Ukraina vabaduse võitlemisest läheb, et siit ka DevSec Inteli viimase peatüki juurde, mis puudutab droonimüüri, Balti droonimüüri. Et ma saan aru, et seda ju ei oleks, kui ei oleks kõiki neid kogemusi, teadmisi ja arendusi Ukrainas. Jah, selle nii-öelda droonimüüri ehk siis vaenlase droonide vastane müür, selle kõige selline kogemus tuleb ikkagi väga palju Ukrainast
et saab vaadata, me oleme näinud, mida nemad teevad, mis töötab, mis ei tööta ja arvestades, et meil on sama naaber, siis tõenäoliselt meil on sarnased ohud siin ja kui nüüd, kui seda ei oleks olnud, siis loomulikult tõenäoliselt neid ohte ka ei oleks ja need lahendused, mida me saame seal rakendada, on ikkagi, ütleme siis Eestis Baltikumis toodetud, arendatud, mõned ka Ukrainas ja siis saame neid kogemusi siis tuua siia ja teha seda selles mõttes nii-öelda mitte natuke siin, natuke seal, vaid tegelikult täiesti korralikult ühe hooga valmis ehitada, et mitte venitada 10 aasta peale. No müür on ikka müür, eks ju, inimene saab aru, see on müür, see on virtuaalne müür. Et on see siis nüüd selline jälle, vabandust kui eksin, aga need odavad 50–500 eurosed droonid tõusevad õhku suunaga Eesti ja nüüd lihtsalt üks virtuaalne müür ei lase neid läbi. No piltlikult öeldes jah, aga seal on ka selles mõttes täpselt samamoodi nagu täna Ukrainas, seal on nii-öelda elektroonilised sidevahendid, nii-öelda electronic warfare, mida saab kasutada, aga seal on ka kineetilisi asju, mida saab kasutada nende vastu ja loomulikult kõige olulisem on see, et sa tead, et nad tulevad, et sa avastad need. Et selle droonimüüri eesmärk on katta kogu spekter, nii-öelda alates avastamisest kuni siis kahjutuks tegemiseni ja erinevat tüüpi droone. Suurepärane. Ambitsioonikas plaan ja kindlasti tuleb ära teha, sest see droonide sõda on tänapäeva sõda ja selle vastu on vaja tõhusid vahendid leida. Igaks juhuks siis lõpetuseks, et Triodi-droonid ei ole nüüd need, mille eluiga on 24 tundi, nagu öeldakse, et üks suudab teise välja peilida ja maha võtta. Triodi-droon on nüüd ikkagi nagu suurema võimekus. No keskmiselt 24 tundi kindlasti mitte, eks võib ka juhtuda, et aga esimesel lennul saadetakse sinna kõige kriitilisemasse kohta info järgi, kus ta sealt tagasi ei tule, aga jällegi ta teeb oma töö ära, et nagu ma alguses ütlesin, et see, et ta kaduma läheb ja alla kukub, see ei pruugi olla kaotus, see võib olla ka planeeritud taktika osa, aga jah, kindlasti keskmiselt püsivad nad ikka palju kauem. Palju seal oli, Jaanus, korraga õhus või palju toodetakse aastas? 3000 drooni päevas. 3000 drooni päevas, mis ka ju lähevad ka kohe ju kasutusse. Mingi statistika oli, mis ütleb, et seal umbes lendab vist 2000 drooni kogu aeg õhus. Mida ei toota tagasi, et mille eesmärk on koos seal lõhkelaenguga viia sihtmärgile ja vist öeldakse, et 10% jõuab kohale. Need on erinevad protsendid. Ja. Aga me usume ja optimistlikult usume, et nad selle vaenlasega lõpuks alistavad. Väga põnev saade, juttu jätkuks alati kauemaks, peaaegu et tund on täis. Veel kord Eesti kaitsetööstuse referentsid Ukrainas on väga oluline ja me räägime nendest ka kindlasti järgnevates saadetes just selleks, et ka siit kasvab Eesti enda julgeolek, Eesti enda kaitsevõimekus, millega järjest rohkem arvestatakse, nagu me oleme ka varasemates saadetes kuulnud ja kuidas seda kõike veel rohkem arendada, kui tähtis on seal inimfaktor, kui tähtis on raha, millised on konkreetsed siis need uued tuleviku tehnoloogiad ja kõik võimalikud tooted sellest juba järgnevates saadetes. Siit ütlen suur aitäh DevSec Inteli asutajale ja juhile Jaanus Tammele ja Triod Systemsi juhile Arno Vaigule. Mina olen Rasmus Kage ettevõttest Agenda. Suur tänu, kohtume varsti!